Huvitav on 3. jaanuar, kell on 11.16 ja arvage ära, kus ma olen? Klassiruumis, sest et ma filmin uut koolisketši. Ma tean, ma ei suuda ise kuskuda rahvas on oodanud, siit see tuleb. Ma olen siin koos Elluga, sest täna ma proovin midagi täiesti teistsugust. Ma teen madala produktsiooniga ühepäevase sketši või nagu ma tahan, et ühepäevaseks kõik valmis ja meil on hästi vähe inimesi, kes ainult mina ja Ellu. Ja me teeme ise kõike, me oleme näitlejad, operaatorid, režissöörid, kõik ja me oleme valutanud terve klassiruumi, siin on meil valgust, ma tulin reaalselt sellise kohvriga, ma ei tea, kas te nagu saate aru, kui suur see on, nagu koolilauad võrdluseks, see on hiiglaslik, siin on kõik minu outfitid ja praegu ma hakkan endale meiki tegema, jalanud ma olen kõik juba siin välja võtnud, siin on minu stsenaarium, seega tavakas kolmapäeva hommik vahel, mis siin ikka? Kuule, aga võib-olla peaks ühe kiireen tegema. Midagi toredat sünnib. Enam pole väga midagi näha. Me üritame praegu mulle habet teha. Kui te vaatasite seda YouTube'ide videot, siis seal me tegime nii, et me nagu tegime puudri kontuuriga, aga nüüd ma proovisin vedela kontuuriga põhja teha. Et seda nagu pruuni alust. Ma kasutan seda mingit Nixi neid vedelaid kontuurstikke erinevates toonides. Ma hajutasin selle ära päris hele. Ma proovin nüüd ühe... see poiss on veits teises toonis. Ei pole hullu. Ma põhimõtteliselt tõmbasin endale siit selle nagu mingi joone ja siis selle järgi siin nagu hajutan ja siis värvin siit vahelt ka kõik nagu ära. Ma ei tea, ma ütlen, ma ei ole mingi professionaal, ma jumala tunde järgi teen seda, see on niisugune puhas kunst. Või on nii parem. Või peaks ikka võtta. See tukk on ikka jube ja. Ja siis need loomad, ma peaks nii madala häälega rääkima ju. Ja siis need loomad seal ma vajan põrkuvad. Ma nüüd püsin mits reaalselt kukub ära. See on Bible blooperseid. Okei, mul on mingi teksti vaja nüüd hakka tõppama. Tõppaspäris. See on võimas õhurõhupööris, mis on tekkinud õhurõhu ebaühtlasest ja autusest ja selle keskmes on õhurõhk kõige madal. Nii tantsukava juba. Kui sa üritad oma amatüüriasjadest setti ehitada just? Ja mingi next level. Tavaliselt meil nii palju valgustust ei ole koolisketšide jaoks, aga me tahame... Mis siis, et see on nagu madal produktsioon, me tahame, et tehnika läks ikka nagu tip-top. Kuna mul rohkem seda mingit kiletet ei ole, siis on trikse. Oi jah. Ma olen see mingi põlema ja siis on mu isaama nagu. Kell on 7:30 ja me oleme ikka veel koolis. Klass näeb endiselt välja nagu üks suur segadus. Ja sina näed veel parem välja. Palju me teinud oleme neid outfite? Vist oleme ainult mingi pooled ära teinud äkki. Sest osadel on vaata nii mitu nagu erinevat päeva või selles mõttes ja siis on nagu väga super nagu... Joo. Okei, nii, kus mu parukas on? Mul lihtsalt hääl läheb vastu, ma olen nii palju karjunud. Mul on nii nagu valus. Sest ma kogu aeg räägin hästi kõva hääle, võtta ma ei näe. Kas sulle meeles muutida? Tas maitsta. Teis midagi puutumis pole veel teinud. Mul läheks on. Äkki läksid talle peale? Hakkas vahepeal nagu vaatama, kirjeldama. Kui sa kutsud teema nüüd välja, või kui ta näitamist, aga siis tegelikult mega hea kanadel.
saate aru, ma kutsusin praegu teemanid välja. Vaadake seda kaadrit. Eita. Vaadake lõpuni, korralikult. Ja ma liigun sinna pool. Oh my god! Ma olengi see, mis nende nimi on, vaata loitsujad või need? Loitsujad? Nüüd! Miks ma üldse oma ajurakke teie peale raiskan? Võtke oma tööd ja tänamatud lapsed! Mitte laiali. Miks ma oma ajurakke teie peale üldse raiskan? Võtke oma tööd ja tänamatud lapsed! Aga see kuskilt ikka midagi sai. Võtme järgmise. Mis me veel? Ma ei ole enam kunagi ühegi mehega koostanud õigussead! Sündinud. Legit story time. Me lõpetame filmimise, me tuleme klassist, vaat sa pead alt näitama. Lõpetame filmimise ja siis me nagu tuleme klassist välja, täiega hakkab mingi alarm tööle. Me oleme nagu mingi, mida pekki, et kas see nagu kooli alarm, et nagu see valve peaks siin olema. Me ütlesime, et meil läheb filmimisega kauam aega, ta ei olnud näinud, et me koolist välja läheks. Ja siis nagu alarm käib, me jõuame alla, see läheb aina kõvemaks. Jõuame pea ukse juurde, uks on lukus, me ei saa välja. Siis heliseb telefon, siis võtame vastu, siis on see turvakeskus. Et reaalkool annab siin alarmi. Me oleme mingi, jaa, me filmisime videot, me oleme nüüd lukus ja nagu, mis see kell on? Oi, kell on nagu 3:11 ja me oleme legit reaalkoolis lihtsalt lukus, mis on välja siin. Nagu, see on kõik, mida ma YouTube'i jaoks lihtsalt teen. Oota, nad helistavad veel. Oota, filmi. Palun midagi maha. Jaa, hallo. Okei, selge, super. Kas te oskate öelda, kaua neil aega võib minna? Okei, aitäh, nägemist. 50 minutit. 50 minutit maas läheb mingi veest. Ma tunnen, et nad ei lase mida, nad on kunagi film, nad on mingi never again. Appi, kui halb. Teeme Snapchati. Nagu palun lihtsalt kuulake seda. Alarm. Me ei vaata, nagu, me reaalselt oleme siin kinni. Aga kas me ei ole vist näidanud neid, et uksed on lukus, aga nagu uskuge mind, siin juba alarm käib, ei passiks siin niisama, sest et kell saab juba nagu 11. Kõht on nagu räme tühi, elu läheb 10 minuti pärast viimane buss, ega nagu taakas aeg. Hommik täna on 4. jaanuar, kell on 13:11 ja ma olen kodus, mul on teile midagi väga huvitavat näidata, sellepärast eilsest filmimisest mul sabakond nii valus, ma reaalselt ei saa liikuda. Aga mul on kodus Balti filmi- ja meediakooli vahetusõpilased, nagu nad muidu õpivad Saksamaal filmindust, aga nad tulid praegu vist pooleks aastaks siia või semestriks. Ja siis nad filmivad ühte lühifilmi minu kodus, seega kui ma ärkasin üles, mul oli mingi kõik tehnika siin juba üles pandud ja filmimine käis. Siin on nagu mul see skript, mis nad tegid, ma ei ole jõudnud seda hästi läbi lugeda, aga ma tahan lihtsalt näidata, kui professionaalselt seda teevad. Neil on nagu nii haigelt tehnikat, lihtsalt ma näitan teile, milline see maja praegu seest välja näeb. Nagu tuled siia, siin on lamp, no nad hetkel ei filmi üleval, nad siit on lõpetanud, aga üles ärkas ja mul oli siuga asi aias. Ütleme nii, et ma olin kergelt šokis. Ja nüüd vaadata lihtsalt, kui palju nüüd on nagu see alumine korrus. Neil on kõik mingid mikrofonid ja suured kaamerad. Ja siin on vaata see ekraan, kus sa nagu näed, kui nad midagi filmivad, siis see juksab. No okei, praegu siin pole midagi. Ja siin, see on Oskar. Ja siin on hullult mingid odavad toitu, nagu näete mingi Nutella, juustud, valge sai, või see on margariin ka veel. Ja siis mingid kohvi asju nad on kõik siia toonud. Neil on clipboard, ma ei kasuta seda kunagi, sest et mul ei ole seda vaja nagu, oota. See näeb nii äge välja. Domino, take one mark. Three domino, take two mark. Action. Oleme nüüd omadega õue jõudnud ja terve garaaž on neil seda filmivarustust täis. Nad tõid seda juba eelmine päev siia. Ja siis nagu vaadake, kui suur see kaamera on. Te veits juba enne nägite. Ja siin on see suur valgusti. Nagu see on reaalselt mu lemmik. Minu arvates see näeb välja nagu see piraadilaevade need lehvivad purjed. Is this like because here the
Okay. I noticed. Yeah. Ready? Palju pool. Chat. 4B. See ei ole nii kunstilist tegema, see vlog on nagu kontrast mu peakanalile, see on hästi lihtne. Vähese töötusega. Okay. Okay. Sound recording. Action. Nad tõid just selle valgusti ratastel nagu, see liigub siin. See on nii nunnu. Nad sõidavad selle lambiga ringi. Kell on 7:30 ja nad filmivad siin ikka välja. Ma tahtsin näidata nende varustust taaskord, sest neil on nagu reaalselt mingisugune sõiduk, et kaamera liiguks sujuvalt lähemale. Nagu ma proovin teile näidata all. Take 3 mark. Action. Nad on siia ehitanud nagu sellise raudtee, kus see siis sõidab peal ja siin oli enne see nagu suur kaamera, mille nad hetkel tõstsid sinna, et see nagu hästi sujuvalt liiguks, aga siis kui nad filmivad, on siin hästi pime, seega nagu siis pole väga midagi näha. Aga lihtsalt nagu panid selle mulle koju, ehitasid püsti nagu mida. Uuendus, ma filmin hetkel seda vlogi lõppu enda peegelkaameraga, sest mu vlogikaamera aku sai tühjaks, kuna ma polnud seda vahepeal laadinud. Aga ma tahtsin selgitada seda, et kuidas me koolist siis lõpuks välja saime, sest ma unustasin seda samal õhtul teha. Sealt turvafirmast öeldi, et nad võtavad kooli kontaktisikuga ühendust, kes teeb meile selle ukse lahti ja ta ütles, et ta läheb mingi 10 minutit. Aga lõpuks me ootasime seal kokku 40 minutit ja ei jõudnud enda viimasele bussile, seega me võtsime Taxify. Aga õnneks ta oli mega chill, ta mingi küsis, et mis me siin teeme. Ma ütlesin, et filmime YouTube'i videost. Ta oli nagu mingi, okei, näis, ma saan seda pärast YouTube'ist vaadata. Ja pakkus meile isegi, et ta võib meid koju viia, kui me temaga samasse linna otsa või samale poole liigume. Kahjuks me kumbki ei elanud seal pool, seega me ei saanud taga koju, aga ta oli nagu ülirahulik ja nagu ei karjunud ega midagi. Teine asi, mis ma tahtsin rääkida on, et ma loodan, et teile meeldis siit vlogi alguses need kaadritagused minu sketšist. See on minu peakanalil üleval, selleks on erinevat tüüpi õpetajad. Ja kui te ei ole seda veel näinud, siis kindlasti minge vaadake, sest nüüd teil on võimalus lõpptulemust näha ja ma panen selle video lingi alla video kirjeldusse. Te ei ole võib-olla näinud seda veel, kui te seda videot, peakanali videot ei ole näinud, sest ma ei ole siin kanalil öelnud, et mul on uus merch väljas, ma olen nagu väga-väga elevil, sest see näeb täiega välja selline nagu minu 9. klassi kunstikursuse lõputöö, sest et me võisime ükskõik mida teha ja ma tegingi sellise musta tintakaga hästi tihedad mustritega ananassi ja ümbert vesivärvidega kirju. Panen pildi siia kõrvale, sest ma ei leidnud seda originaalteost üles, aga minu arvates, kui sa nagu võrdled seda selle pildiga, siis see on nagu väga-väga sarnane ja see oligi see, mis ma tahtsin, et see näeks nagu minu looming välja, mis ta minu arvates näeb. Ja osad ütlesid, et see hind on natuke krõbe, 55 € pusa eest, aga kui te lähete poodi, siis mina ei ole väga alla 50 € üldse pusasid näinud, väga harva on 40-ga. Kui see on kvaliteetne, siis tavaliselt ikka hind algab 50-st, minge kas või Sportlandi, mingid Adidased, Nike'id, need on kõik kallimad, nagu need brändi riided ja see on ka nagu bränd, see on Victoria Villigu bränd. Tootmiskulud on ka suhteliselt suured, kõik mingid toormaterjalide trükkimine, kõik, kuna me ei tooda seda ju massilistes kogustes, nagu mingi 100 000 tükki, see ei ole masstoodang. Ning see on tehtud koostöös Eesti disainibrändiga Kokomo, ehk siis nagu te toetate Eesti toodangut, kui te selle endale soetate ning see materjal on väga kvaliteetne, ma ise nagu kannan seda, mul väga-väga meeldib see ning see on väga soe ja pehme, see on nagu, ma ei tea, kas te saate aru, aga seest on see selline nagu fliisilik materjal, ma ei ole 100% kindel, mis materjal see on, nagu see ei pruugi olla fliis, ma ei tea, kas see on hästi-hästi pehme, ma loodan, et te saate siit natuke midagi aru. Aga mina olen sellega ülirahul ning et kui te soovite, siis ma panen selle veebipoe lingi sinna alla.
Ja ma unustasin seda ka öelda, et iga pusa on erinev, nagu see tie-dye muster, see ei ole kõigil nii, kuna need tehakse kõik eraldi, siis nagu need värvid satuvad kõigil erinevatesse kohtadesse ja osad on võib-olla natuke rohkem värvid segunenud, osadel on rohkem puhas värv, nagu siin on hästi puhas sinine, see ei ole väga segunenud, et see kõigil see muster satub nagu erinevalt, seega tegelikult ükski neist ei ole täpselt samasugune. Mis tähendab, et meil võib olla sama pusa, aga nagu muster on kõigil erinev, sest et ei ole olemas kahte samasugust pusa, täpselt nii nagu pole olemas kahte samasugust inimest, mis on nagu üliäge. Viimane asi, kõik, kes te minu sotsiaalmeediat jälgite või seda videot vaatate, palun minge vastake minu sotsiaalmeedia platvormide tagasisideme küsitlusele, kui te veel ei ole seda teinud, ma olen päris palju seda juba igal pool promonud, aga kui see millegipärast sinuni veel pole jõudnud, siis palun vasta sellele, see võtab ainult paar minutit, panen selle lingi alla ja kui sa tead veel sõpru või sugulasi, pereliikmeid, kes iganes jälgivad mind kuskil, siis palun ka neil vastata, kui nad seda veel teinud ei ole, sest mul on sellest palju kasu. Ja järgmises vlogis ma tõenäoliselt jagan teiega natuke seda statistikat kaasega, siis te saate võrrelda enda vastuseid teistega ja ma olen veits vaadanud ja nagu need tulemused on väga huvitavad. Aga kui teile see vlog meeldis, visake pöidlad püsti, subscribe'ige tulevasi näha ja näeme järgmises. Tšauki!